Kreisi raadio. Niisiis Raul Jaak Ervin, üksjalg värav. Jällegi sama küsimus, mida me stuudios teile esitasime. Miks ei saanud need majad, mis olid planeeritud valmis selleks aastaks? Esialgu pidi tulema siia üks lammutustöökoda, aga need asjad, mis valmistatakse, mida siin lammutama hakatakse, nende asjade valmistamise tehas on meil praegu pooleli Kuuse tänaval. Nii, me oleme nüüd selles kohas. Mis siis sellel majal viga oli? See oli ju korralik maja ja mis tast nüüd järele ei jäänud? Nüüd sellest august konkreetselt siit peab tulema kraana kohe lähipäevil. No aga teda ei tule. Ma vaatan, teil on selline nagu ootaks juba 10 aastat seda kraanat. Jah, võib nii öelda küll, aga ta tuleb. Aga kus kohast te raha saate üldse? Kes on finantseerija? Mis me rahast räägime? Ei, aga räägime. Ma tahaksin, ja televaatajad ka tahavad teada. Kus te saate raha? Mis raha eest te ehitate? Eesti kroonide eest, loomulikult. Ega ma loll ei ole, muidugi Eesti kroonide eest. Aga kus te selle raha võtate? Kes teil annab seda? Pillutakse niisama. See maja, et maha lõhkuda, see on ju 1 miljon. 4. Seda enam. 4 miljonit te olete lihtsalt 4 miljoni eest lammutanud ja asemele ei kavatsegi ehitada, ma saan aru või? Ei, nali, selle nüüd tahate nalja teha selle ehituse. Ei, ma ei taha, ma küsin, et... Värvimistööd juba käivad. Kus kohas seda värvitakse? Ma vaatan, siin on... Värviproovid on praegu, need on praegu värviproovid. Mis? Need on praegu pooleli. Me püüame seda sidundada vana paearhitektuuriga, Tallinna vana paearhitektuuriga. Mis värvi ta tuleb? No näete, siin on praegu proovi... Ma ei näe, ma olen värvipime. Proovisime pruuni siin praegu, noh. Kas on pruun või? Võib-olla teeme pruuni, võib-olla teeme teist värvi, noh. Kas töö praegu... Oota! Oodake, härra üksjalg värav. Üks jalgvärav, vabandust. Nii. Mida? Jalgvärav. Seda enam, üks jalgvärav. Härra üks jalgvärav. Mina tahan teie käest küsida. Küsige. Kas? Ega mul midagi häbeneda ei ole. Ma oodake. Kiisu, ma ootan neid. Jõudsin ühte kohta. Nüüd me oleme siis väga huvitavas kohas. Mina ütleksin nii selle asja kohta. Kuna ma lihtsalt ei saa aru, mis asi see nüüd peaks siis olema. Müür! Seda on küsitud palju ja võib öelda, ei ole tegu müüriga, tegu on väga pika majaga. Nii? Ja väga pikk maja, nagu te näete, hakkab sealt otsast täitsa peale. Ja lõpeb sealpool otsas ära. Kas te irvitate inimeste üle? Vastupidi. Mis maja see tuleb? Ma arvan, et need inimesed irvitavad inimeste üle, kes teevad lühikesi maju, millel... Ma küsin, mis maja siia tuleb? Pikk. Ma ei küsi, kui pikk. Oota, mis te tahate? Suure magistrali ääres ilmatu pikk maja, mis on... Näitame kaameraga seda lähemalt. Kuidas on see? See ju paistab läbi, näete? Ma panen ju käe läbi. Me proovisimegi aknakohti sinna luua. No aga miks te lõpuni siis ei loonud? Kuidas? Ma räägin, miks te lõpuni sinna akent ei teinud? See on peaaegu lõpuni nüüd viidud. Nii, ja nüüd me oleme siis hoopis naljakas või siin naljakas, lausa kurvas kohas. Me oleme kohas, kus tehakse täiesti tühja tööd. Võib-olla te seletate mulle, mis siin tehakse? Esiteks käib siin praegu mitu tööd korraga ja mõlemad on praegu pooleli, ütleme nii. Me katsetame koppa tõstejõudu või tõstevõimet ja teiseks me leidsime siit alt ühe huvitava assimilatsiooni augu. Mis augu? Assimilatsiooni, sõnniku augu. Nii. Ja nüüd, kui te näete, et see auto saab koorma peale, siis ta toob selle mulla, kallutab siitpoolt sinna assimilatsiooni peale. Kelle muld see on? Linna muld, see mis üle jääb, selle me viime Kolgale ühte kohta. Sinna tuleb üks väike mägi, mis on praegu veel pooleli. No aga miks te ehitate, kui te ei ehita? Ma ei jõua igale poole, jumal hoidku.